Mina tulen siis maailma kõige ägedamast ettevõttest, Harju Elektrist. Ja Johannes ennem ütles, et publikus on vist kõik eestlased, publik on jube kinni. Et keegi nägusid ei tee, siis ma natuke paneks teid liikuma ka. Kellel on kodus elekter? Tõstke palun käsi. Kellel ei ole kodus elektrit? Okei, kliente ei ole siin. Kellel on alajaama vaja koju osta? Kelle ei ole kedagi. Keegi ei soovi osta alajaamasid meilt. Aga ometi on teil vaja, et energia teieni jõuaks. Kutsuti mind siia esinema, räägiti reaalajamajandusest, räägiti reaalmajandusest, vaatasin natuke definitsiooni ka, rõõmustasin kohe, et see ongi see majandusharu, mis päriselt midagi teeb. Siis ma mõtlesin, et ma pean siia tulema ja sain aru, et siin on ka avalikku sektorit, et palju on siin avaliku sektori esindajad riigiasutustest? Ettevõtjad, ettevõtlus? Kas muu sektor on ka olemas veel või? Ei ole. Aga igal juhul rõõm on teie ees siin olla ja räägin teile natuke siis, mida tööstus ja ettevõtlus tegelikult teeb ja kuidas andmed meile mõjuvad, kuidas me andmeid töötleme, kuidas me neid kogume. Minust endast ka pisut, et esimesed andmed on minust kuskil 1985 maikuu lõpust ja nagu ma ütlesin, siis minu ülesanne on töötada koos 360 üliägeda kolleegiga ja teile energiat juhtida. Esimesed kokkupuuted infotehnoloogia kui sellisega oli, ma arvan, kuskil 93, ma arvan, et selline, mis siis oli, arvutid oli 285 või mis oli see bränd. Ja esimene tarkvara võib-olla, mida ma väga põhjalikult läbi töötasin ja kus ma siis andmeid tekitasin ja kogusin, oli selline Doom 3D. Võib-olla mõned inimesed juba sellest ajast mäletavad seda mängu, tõstke käsi, kes on mänginud sellist mängu. Nii et kindlasti väga oluline tarkvara arengus infotehnoloogia suunas. Ja reaalmajanduses kui sellises ma olen aastast 2004, ma arvan, et pisut varemgi, mõned praktikakohad olid ennem ka, aga oleme siis pidevalt tööstuse poole peal toimetanud ja üritanud siis lisandväärtust luua erinevatel meetoditel, erinevatel ametipostidel. Nüüd te näete ühte paari minutist klippi, mis tegelikult räägib kogu mu ettekande ära, nii et ma ise endale olen karuteene teinud, aga ma arvan, et see ütleb päris palju, see on 2 aastat vana, aga ma arvan, et see konverents, kus me hetkel oleme, siis see video räägib rohkem kui selle 20 minutiga jõuaks teile ette kanda, nii et nautige ühte videolõiku ka palun. On suur tõenäosus, et kui te lahkute praegu teleka eest ja avate oma kodu või kontori elektrikapi, siis näete seal kirja Harju Elekter. Harju Elekter on osa Harju Elekter Grupi korporatsioonist. Me tegeleme siis energiajuhtimisega. Mida me tegelikult ei hooma, et meile tundub, et see pistikusse tuleb elekter, et see on täiesti iseenesest mõistetav. Et tegelikult Harju Elektri tooted siis juhivad selle tarbijani. Uued tehnoloogiad on võimaldanud tööstusettevõtetel oma protsesse kordades tõhusamaks muuta ning Harju Elekter on otsustanud sellest maksimumi võtta. Kasutusel on nii digitaalsed kaksikud vigade vältimiseks kui AI analüüsimaks seda, kuidas tööd veel paremini teha. Igal töötajal on taskus nutiseade talle oluliste andmete pidevaks jälgimiseks. Nagu öeldakse täna, et data is a new gold. Meil on meeletult andmeid, mida me igalt poolt saame. Meil on seadmed ühendatud tarkvaradega, meil on erinevad müügi, erinevad muud analüüsi, mida me teeme. Tegelikult me igapäevaselt toome andmelattu andmeid ja visualiseerime need nii, et inimesed suudaksid selle järgi oma otsuseid teha. Kuna tootmiskiirus ja lisandväärtus Harju Elektris muudkui tõuseb, plaanitakse digitaliseerimise ja tehisaruga ka jätkata. Seda muide mitut pidi, sest Harju Elektri toodangut kasutavad ka suured andmelaod, mis kogu meie digitaalset elu kassipiltidest kuni raamatupidamiseni majutavad. Digitaliseerimine kui selline ei ole alati fookus iseenesest. Digitaliseerimine on tihtipeale see finiš, kuhu me jõuame, kui me hakkame vähendama raiskamisi. Ja tööstus, nagu me täna oleme, on kindlasti raiskamiste vähendamine, lost hoursitega võitlemine on ülioluline ja digitaliseerimine on üks selliseid kõige levinumaid viise, millega neid lahendada neid probleeme. 2 minutiga võtsin kogu oma esinemise kokku, nii et ülejäänud aja, ma ei tea, millega me kõik ära täidame, aga lähme natuke detaili ka. Aga pisut veel Harju Elektri maailmast, et
täna me räägime siis andmete korjest, analüüsist, andmete jagamisest ka väljapoole, aga andmed on ka meie jaoks äri. Et nii nagu me siin eelpool rääkisime, siis tegelikult mitte ainult meil ei ole andmeid vaja, kogu maailmal on andmeid vaja. Kes on kasutanud ChatGPT-d või Copilotit, palun tõstke käsi? Nii et iga kord, kui seda teete, mõelge Harju Elektri peale. Sest et tegelikult selleks, et täna te saaksite neid päringuid teha, tegelikult on ka füüsilisi seadmeid vaja ja Harju Elekter siis erinevatele võrkudele või erinevatele siis suurtele nimedele on nad siis lõpuks Google, Meta, Microsoft, neid lahendusi toodavad, üle Euroopa saadame ka Euroopast välja, nii et mingit pidi on ka andmed meie jaoks täitsa eraldi ärisuund, nii et selles mõttes on see väga positiivne. Aga jah, meil on kõik erinevad tooted, mis siis energiajuhtimisega on seotud ja datajuhtimisega, et alates sellest, et teie kodudeni jõuaks pistikusse elekter või data teie arvutis toimiks või ka laevad liiguksid ja teie kauba näiteks tooksid siis Temust või kuskilt AliExpressist kohale. Aga ennem te kuulsite, et niisugust väljendit, et data is the new gold. Kuskil 2000 aastatel ma mäletan, et oli majanduse loeng ülikoolis ja ma mäletan, et see alustõed hakkasid läbi saama ja siis keegi kursataja küsis, et õpetaja käest, et mis siis nagu see tuleviku maailm on, et mis see kõige paremini lendama läheb, selline ärisuund ja tol hetkel ta ütles, et infotehnoloogia ja andmed. Ja noor Alvar sellel hetkel ütlesin, kuule, et see küll ei lenda, et ikka kinnisvara peaks arendama ja müüma ja äri peaks juhtima, et see on niisugused head asjad, et ikka sinna peaks keskenduma, et täna ilma andmeteta tööstust või ettevõtlust ma enam ei kujutaks ette. Et tol ajal see 2000 või hiljem, ütleme niisugune paarkümmend aastat ikkagi tagasi minnes, et tegelikult ettevõtlus ju, mis andmed koguti, ma arvan, enamus oli finantsandmed paberi peal ja kindlasti olid mõnes kohas ikkagi tarkvarad ju ka ikkagi just raamatupidamises kasutusel, aga tegelikult tootmises käis see ju väga sellise paberkujul või aastas vaadati kokku, et palju siis olid materjali kulunud ja kas seadmed olid siis piisavalt koormatud ja kuidas siis palgakulud võib-olla mingi suhtarvud muutusid, et selline hästi pikalt tagasi vaatav, et kuidas siis läks. Pandi uues eesmärgid võib-olla, aga tegelikult miks need andmed sellised tulid, miks see tulemus selline oli, kas me oleks saanud midagi juba jooksvalt paremini teha, tol hetkel ju ei teadnud. Nii et andmed tootmises ja ettevõtluses on üliolulised. Millised andmed me siis kogume? Alustades töötajatest. Iga töösuhte alguses on meeletu palju andmeid, eks ju, loomulikult me siis peame neid ka väljapoole jagama, kes meil töötavad, erinevad statistilised andmed, samal ajal töötajate kohta on iga päev, kui ta tööle tuleb, meil on isegi Harju Elektris, peab sõrme jälle iga hommiku panema sisse, et oled tööle jõudnud, et see on erinevate andmete kogumiseks, seal on ka teatud ohutusnõuded sees, et me teame, kes on majas. Samal ajal siis me teame, mis tööd inimene on teinud, milliste tööde peale on raporteerinud, kui hiljem on kvaliteedi küsimusi. Nii et see infopild, mida inimene iga päev tegelikult endast maha jätab ettevõtlusse, on väga suur. Tööstusseadmed, jumal, kui palju seal infot on. Et sellega on tegelikult see kullapaja kaant, me näeme, et täna meil on iga CNC seade, ehk siis automaatselt või arvjuhtimisega juhtivad pingid, kus mingisugune arvuti on küljes, meil on täna oma andurid külge pandud, ootan oma läppari lahti, ma näen, mis seal toimub, kes teeb, kas tegi siis normaegadega, tegi üleaegadega, aga nendel tarkvaradel ja uutel pinkidel on veel rohkem meeletult andmeid, mida sealt kätte saab, erinevalt suhtarvusid. Nii et kindlasti seda kullapada me sealt järjest nii-öelda siis lahti kaevame, et sellega on veel väga pikk tee minna. Taristu. Kui palju on võita, mõtlete küll, et mis on neljakandiline maja, ma arvan, et siin kinnisvara võib-olla haldurid teavad täpselt, kui palju on võimalik targa ja nutikate taristutega võita. Iga kraad ettevõttes, iga koht, kus me saame jällegi midagi välja lülita, samal ajal, kus me selle toimeta ei tee, on meie jaoks oluline, me kogume andmeid, vaatame selja taha, üritame reaalajas teha otsuseid, et väga palju sensorid ja andurid, kuni siis päiksepaneelideni katusel välja, eks, et kas nad toodavad, mida nad toodavad, palju oleme suutnud sellega ettevõttele raha säästa, nii et omajagu palju võite seal. Kliendid loomulikult, nemad ju saadavad meile tellimusi, tahavad andmeid saada. See andmete hulk, mida nad sobivad täna tootega kaasa saada, näiteks ESG aruanded või jalajälje suurus, et ühe kliendiga mul tuli üks hea näide meelde, et üks väga suur nimi maailma tasemel tootja tahab meie käest teada, et palju siis selle andmekeskuse toode, et palju sellest jalajälje suurus on, et mitu siis ekvivalenti siit kaasa läheb. Ainuke jama on see, et või meie jaoks on see jama või ka kliendi jaoks on jama see, et
sinna läheb väga palju kliendi tooteid sisse, aga klient ise ka ei tea, palju tema toodete jalajälg on. Ehk siis tahab meilt saada andmeid, mida tegelikult tarneahela mõistes peaks ta ise meile jagama. Nii et selle mõttes kõigile meeldib küsida, aga kus need andmed tulevad, et see on ikkagi tööstusele parasjagu peavalu. Ja tarneahel ise, et täna samamoodi, et kui me midagi tellime, siis kui palju jääb jalajälgi maha, me tahame teada, kas see tuli CO2-vaba sõidukiga, kui kaugelt ta tuli, kas ta tuli seekord selles tehasesse materjalirull või teises tehasesse materjalirull, see lõpuks peab kõik jooksma ESG raportisse kokku. See on meeletu andmete maht, mis tuleb meil läbi närida, hallata, esitada ja selle jaoks on meil väga palju tarkvarasid ja väga suur tiim kaasas, kes sellega iga päev tegelevad. Ja loomulikult tooted ise, et täna on siis alajaamad näiteks, kui me siin toodame, lähevad järjest nutikamaks, et keegi enam objektile ise neid sinna näppima ei lähe, kõik käib üle veebi või üle interneti, saame neid seadistada, muuta, jälgida. Ja näiteks, kui meil on juba autolaadijad oma valikutes ja ka järgmine aasta tuleb meil uus põlvkond autolaadijad, siis nad samamoodi lähevad suurde pilve ja me suudame sealt väga palju andmeid koguda ja hallata, nii et ka tooted ise lõpuks toodavad väga palju andmeid. Ja kui ma räägin kogu sellest pilvest, siis tegelikult Harju Elektris, mis te arvate, mitu tarkvara on meil grupi tasemel, siis meil on seal 4 õdeettevõtet või 3 õdeettevõtet veel, et palju meil võiks tarkvarasid olla umbes, äkki oskab keegi hüüab ühe numbri? Eestlased? 1000 või? 20 on vähe, 1000 on vähe. Me 2 aastat tagasi kaardistasime ära, et meil on IT-osakonnal, kuna meil pidime tegema siis omale infoturbe sellise analüüsi, et meil on kuskil 1800 erinevat tarkvara, mida me peame teadma, mida nad teevad, kas nad on ohutud, kas me lubame kasutada oma töötajatel neid või mitte. 1800. See võib olla väga pisike programmi jupp, keegi kirjutas endale mingisuguse väikse jupikese, äpikese, ta läheb meile sinna registrisse sisse, sest me peame vastutama selle eest ka, et see on turvaline. Eestis me kasutame tegelikult aktiivselt, ma arvan, kuskil 200. Et Eesti üksus on tegelikult pigem tagasihoidlik. Tõin siia mõned näited, mida kõike siis meil andmete haldamiseks või kogumiseks kasutame. Siin on mõned ka, mis ma hiljem räägin natuke visualiseerimisest, et Power BI ja Clipfolio näiteks on meil kasutusel, mis me siis ka visualiseerime, aga ülejäänud toodavad, kasutavad, haldavad siis erinevad andmed, mida me peame siis kasutama oma toodete valmistamiseks. Aga andmeid me võime meeletult koguda ja meil ongi meeletult andmeid. Aga nendega pole mitte midagi teha, kui me neid ei analüüsi. Et kunagi, kui me tootmisesse paigaldasime neid andureid, kas masinad töötavad mitte, see on niisugune, ma ei hakka brändi mainima, kelle oma paigaldasime, siis meil meeldis meeletult palju küsida andmeid sealt. Et 50 erinevat põhjust, miks ping seisis. Tegelikult nende andmetega ei olnud meil mitte midagi teha, sest me lõpuks oli iga asja kohta oli pandud, et ping seisis sellepärast, et materjal oli selline teistmoodi, küll oli mingi muu põhjus ja tegelikult andmete puhtus on ülioluline, et teha otsuseid. Ja selleks tulebki filtreerida ja teinekord tulebki võtta natuke rahulikumalt, et me ei küsi kõiki maailma asju, vaid vaatame siis just need andmed sealt oma andmepangast välja, millega midagi teha. Samamoodi, kas me julgeme teha otsuseid? Et kui sa lihtsalt vaatad neid andmeid iga kuu, ma mäletan, me istusime tootmisjuhiga, lihtsalt vaatame neid andmeid. Seisis. Jah, aga aega ei ole tegeleda sellega, et teeks midagi teistmoodi. Et see tähendab seda ka, et kui sa neid andmeid kogud, võib-olla investeerid 100 ja 1000 eurosid, siis tegelikult sa pead investeerima ka sellesse, et sul on inimesed, protsessid, toimetused selleks, et ka nende andmetega midagi teha. Nii et nende andmete pealt tuleb ka ellu asju viia. Ja kas andmed on visuaalselt loetavad, et mul leidsin internetist ühe sükse ägeda pildi, võib-olla tunnete selle mehe ära, siin on natuke noorem, kui ta praegu on, et kui need andmed panete kõik Exceli tabelisse ja siis võib-olla pärast ütled, et tead, ma saatsin sulle see tabeli, kas sa vaatasid, et mis sa tegid sellega? No töötajatel tänapäeval ei ole juba aega midagi teha või ütleme kolleegidel, et pigem on ka see veel, et kui te vaatate täna ju uudisid, te loete pealkirju. Ega inimesel siis samamoodi ei ole ju aega minna kuskil andmetesse ise surfama ja vaadata, et mis ma selle infoga teen. Et ma ei ole Exceli vastane, aga mulle ei meeldi Excel, sest et selle andmetelt, mis me sealt välja saame või loeme, selle võtab aega, see on kohmakas, et küll Power BI alus on ka ju Excel, eks ju.
aga kui sa tahad, et inimesed saaksid kiiresti otsuseid teha, siis sa pead need visualiseerima ja viima inimesteni väga operatiivselt. Kas kellelgi on siin lenduripaberid ka? Mul ka ei ole. Ma lubasin teha, aga siis ma vaatasin neid uudiseid, mis sellel aastal oli, et ma vist ikka ei julge. Tegin drooniload. Aga mul on ettevõttes 360 pilooti tööl. Et kui te vaatate meie ERP-i avaekraani, siis see väga palju ei ju sellest Boeing 737-st ei erinenud. Ja see on ainult jäämäe tipp, palju meil on andmeid, mida me siis iga päev oma inimestele ette paneme, mille pealt nad peavad tegema otsuseid. Neid erinevaid vaateid on, mida me erinevatele osakondadele siis näitame, on meeletult. Igal töötajal on olemas äpp, kus nad pääsevad andmetele ligi, mis neid puudutavad, nad saavad sinna sisestada. Enne kõike me tahame, et see äpis saaksid vaadata andmeid, mis puudutavad sinu tööd, mis eeldavad mingite otsuste tegemist, midagi muutmist, et me oleksime võimalikult operatiivsed. Me toome andmed esile, me paneme vastutajad, paneme ajadaatumid, et ei oleks nii, et keegi tuleb 6 aja pärast, kuule, tead, Peetril ei olnud ju seda lülitit, et sellepärast, et 6 aega see tootmine seisnud on. Kui meil on siin punane värv, siis inimene peab selle andmete pealt tegema kiirelt otsuseid, lahendama olukorra ära ja selle raiskamise ära hoidma või vältima. Iga töötaja peab sellega tegelema. Me oleme selles mõttes, ei saa öelda, et me varem pole parendustega tegelenud, aga need viimased paar aastat on seda muda ja tolmu ikkagi väga palju aidanud ja rehasid aidanud panna seina äärde. Kõik andmed annavad andmeid, või kõik seadmed annavad meile andmeid, et me iga seadmega vaatame üle, siis see on nüüd siis tänapäevane kasutus, mis me kasutame, me näeme, millal on seisnud, miks ei ole seisnud, me oleme võtnud neid põhjuseid, miks seisavad, ma arvan, kuskil 10 peale, proovime siis selle 10-ga tegeleda ja lähme siis sektori põhiselt järjest detailsemaks. Alvar Sass tahab saada nii palju käivet, nii palju kasumit, nii palju toodangut, mida tootmise inimene selle infoga peale hakkab, kuidas tema saab siis oma pingi juures või oma koostepingi juures, oma koostelaua juures seda kaasa aidata. Meil on väga palju andmeid, mida me siis ka tootmisele erinevad KPI-d või Key Performance Indicators, mida me siis jooksvalt oma töötajatele jagame. Ja me tõlgime ka need just selle jaoks, et siin laua taga, kui sina need mõõdikud hoiad korras, siis tegelikult kogu ansambel mängib kokku. See on üks äge liintöörist, mida me kasutame ja see on samamoodi toonud kõik need andmed ja olulised teemad meile ilusti nähtavaks. Aga millist väärtust me siis andmetest loome? Et kõigepealt andmeid on vaja kindlasti meil täna selle jaoks, et me oleksime kiired. Et selliste lahendust, et me täna, nagu ma ennem ka rääkisin, et me vaatame siis alles nädala lõpus, et kuidas läks või kuu lõpus või vaataks korra aastas peale, et kuidas tootmine siis hakkama sai, et kas maksame tootmisjuhile preemiat või ei maksa. No sükest aega enam tootmises ei ole. Kõik peab olema laivis, taskus värisema, kui midagi on kiiresti vaja toimetada, et see andmete kogumine, visualiseerimine ja see oleks laivis, see on meil ülioluline. See on väga tähtis aspekt meile. Me peame teadma, kes vastutab ja mida ta selle pealt otsustama peab. Ehk siis meil on väga selge protsessi juhtimine ja me üritame siis nende andmete pealt võimalikult väheste raiskamiste või võimalikult efektiivseid lahendusi luua. Nii et ilma nende andmeteta me seda teha ei saaks. Ja loomulikult on see meil ju konkurentsieelis, et täna ühtegi sellist ebaefektiivset tootmist keegi nii rikas ei ole, et enda üleval pidada saab, nii et kindlasti me peame sellega toimetama, et olla oma konkurentidest eespool. Aga räägiks natuke ka digisildadest ettevõttest välja. Õnneks peale seda ettekannet ma pean ära minema, nii et kui keegi tahab pärast mulle piitsa anda, siis siin ei ole, aga küll te kontaktid leiate, ma ei tea, ma jätan äkki siis oma selle QR-koodi või selle tootepassi siia. Avalik sektor, te olete väga tublid. Te olete loonud erinevaid statistika kogumislahendusi, e-arvetest rääkisime, e-saatelehed. Aga ma tahan öelda, et kõik need valdkonnad, iga raport, mida on küsitud või küsitakse, on ettevõttele suur koormus. Trend on õige, kiidan, aga jätkuvalt on meil väga palju inimesi tööl puhtalt selle pärast, et esitada statistikat, andmeid,
mida väljaspoolt küsitakse. Võib-olla see ei ole isegi meie Eesti riiklik teema, aga näiteks ESG. See julgelt maksab Harju Elektrile kuskil 300–500 000 aastas. Sinna loeme siis inimesed, kes on spetsiaalselt tööle võetud, välised partnerid, audiitorid ja pluss veel need inimesed, kes kõik neid raporteid siis täidavad. CSRD, jätkusuutlikkuse aruanne. ESG-st oli ju vähe, eks ju. Mitte, et mul ühegi vastu midagi oleks, aga see andmete kogumine, see on meeletu töö. Siin aasta lõpus kogu minu juhtkond, kogu grupi tasemel juhtkonnad, kui ka grupis eraldi palgale võetud inimesed täidavad täna neid raporteid. Tihtipeale me täidame topelt neid aruandeid seal. Neid andmeid me isegi alati mõtleme, mida selle infoga tehakse. Keegi on suutnud selle välja mõelda. Nii et see on meeletu kulu ja koorem. Lisaks, Harju Elekter täna, ma ei ütle, et meil täna see 500 000 kuskil oleks vaba olnud ja me hea meelega seda sinna alla oleme investeerinud, aga loomulikult ESG natuke on ka meil konkurentsieelis. Et täna ikkagi hangetesse õnneks küsitakse ja pangad hindavad ka, et kui jätkusuutlikud me oleme. Aga iga raport, mida küsitakse, mida kuskil laua taga välja mõeldakse, mõelge, et kas ettevõtjad jõuavad seda koormat kanda, sest et seal võib vabalt olla, et inimene peab palkama eraldi inimese endale tööle, et seda raportit teha. Inimese, ütleme siukse mingi numbri, ühe inimese admin töökulu võib olla selline aastas 45 000 eurot, võib-olla seal ka mingid tarkvarasid vaja. Nii et palun olge väga hoolikad, kui te mõtlete mõne uue raporti või statistika välja. Pange iga kord ette sidekriips, eks ju, siis on juba natukene pehmendav ettevõttele. Aga igal juhul ma tahan südamele panna, et kui te küsite neid raporteid või mõtlete, siis kindlasti on sellel peab olema vastutus taga ja kindlasti kõik ei ole meil Eesti statistika, vaid kindlasti on ka Euroopast kaugemalt neid. Aga me liigume õiges suunas. Ma küsisin oma raamatupidajatelt ja kolleegidelt, kes erinevad raporteid täidavad, et jah, on läinud sisestamine lihtsamaks. Ja eks ma hakkan ise ka statistikat koguma, et kui Statistikaamet minu peale pahaseks saab pärast neid kommentaare, et hakkab mulle rohkem tulema neid nimekirju, millesse Harju Elekter külge pannakse, siis ma järgmine aasta tulen uuesti konverentsile rääkima ja siis vaatame, kuidas mul läinud on. Nii et olge palun ettevõtjatele raporteerimiste küsimistega ettevaatlikud. Ja kokkuvõtteks. See alajaam, see sümboliseerib rahu, vaikust. See konkreetne alajaam seal Põhja-Soomes hoiab valguse ja sooja sees kõige põhjapoolsemal loomaaial Euroopas. Mõelge, kui palju andmeid, inimesi, protsesse, toimetamisi on olnud selleks, et see ilus maailma kõige kaunim neljakandiline alajaam jõuaks oma koha peale ja teeks oma funktsiooni. See võib olla miljon erinevat infopunkti, mida selleks vaja teha on. Aga see on meie töö. Nii et jätkuvalt ma tahan öelda, et data is a new gold. Aitäh! No imeilus. Mitte ainult see viimane pilt, aga see, mis eelnes ka, tõesti väga ilus. Aga no selleni jõudmisel, ma kujutan ette, oli ikka natuke nagistamist, madistamist ja tuli alistada mõned raskused, umbes nagu tuumis, eks ju. Et kui sa nimetaksid mõne sellise meelde jääva takistuse, mille sa pidid ületama selleks, et jõuda nende samade andmete visualiseerimiseni või selleni, et nende andmetega üldse oleks nagu midagi peale hakata. Mis sulle meenub sellel teekonnal, mõni selline takistus, mis õnnestus ületada? Meil on jalajälje suurus on kindlasti olnud üks põnev teema. Ja ma ütlen, klientidel meeldib küsida ja meil on ka aruandlus, kus seda küsitakse. Okei, hakkame sellega tegelema ja proovime siis sellest äri ka teha, et kui kliendid tõesti nõus rohkem maksma, miks mitte. Leidsime ka endale ERP-tarkvara, mis seda toetab ja sul on kõik tööriistad olemas ja lõpuks hakkasime mõtlema, kes siis seda infot ikkagi sinna sisse paneb, eks. No võtame siis need ostjad, eks, et nemad ostavad kauba sisse, et pangu siis need numbrid külge ka. Tarnijad ei oska midagi öelda. Nemad ei tea, nemad ainult vahendavad, nemad ainult raha vastu. Siis
pole hullu, võtsime endale andmepangad, nüüd panime insenerid tööle, kõige kallim ja kapriissem kollektiiv või kolleegid, kes siis peavad hakkama andmeid koguma ja panema siis sinna ERP-i. No ma arvan, et läks selline nädal, läks 2, kui mul tuldi enam-vähem tõrvikute ja hangudega siis ukse taha, öeldi, et tead, et Alvar, et see ei lenda, et see, niimoodi me küll maailma ära ei päästa, kui me siin kõige kallima ja targemad inimesed, mitte teised rumalad oleks, paneme niisugust tööd tegema. Ja lõpuks me olime enda vastu ausad, võtsime siis sellise printsiibi, et kõige suurema mõjuga, kõige suurema jalajäljaga tooted, me siis selle kadalippu läbi käisime, kõik igasugused pisikesed korgid, lülitid, mida iganes, kaabliupikesed, kaabliotsakesed, et seal me andsime siis järgi, nii et täna meil on 80% tegelikult artiklitest on CO2 jalajälg olemas, nii et kui te tulete meile tellima alajaama, siis me kindlasti oskame teile öelda 80% täpsusega, mis on selle CO2 jalajälg. Teil on need tootepassid päriselt olemas? Meil on päriselt olemas ja kui sa päriselt tahad rohkem maksta, siis saad väga ägedaid ja väga väikse jalajäljaga tooteid ka. Klient peab selle lõpuks kinni ka maksma. No ma tänan kõiki teid, kes te olete juba workshopi selle küsimuste küsimise nupu üles leidnud. Ma näen siin praegu 2 küsimust. Loen selle tuli ka 3, näed. Reaalaja majandus, reaalaja küsimused. Andmetega tegelemine on kulu. Inimesed, tarkvara. Kas te olete mõõtnud andmetega tegelemise roid ka? Jah, ma ei oskaks seda, me ei ole tabelisse pannud, aga meil on selline filosoofia, liinfilosoofia, et me ei tee mitte ühtegi muudatust, kui tal ei ole kasumit või kasu. Ehk siis kõik need muudatused, on ta siis tarkvara, mingi protsessi muudatus, mingisugune suurem arendus, kui ta ettevõttele tulu ei tooda ja kasumit ei tee või ei paranda kasumlikkust, siis me sellega ei tegele. Nii et selles mõttes igasugusel andmeväljal, igal tarkvaral on tegelikult see analüüs eelnevalt läbi käinud. Ja ainuke koht, kus me teeme parendusi, ma ei ütle ainuke, aga üks selge koht, kus me teeme parendusi, on ohutus loomulikult. Seal ei pea kasum olema. Et me inimese tervist ja ohutust ei pane sinna tabelisse. No sa ühest episoodist juba rääkisid, kus insenerid tulid tõrvikute ja hangudega, aga inimesed tahavad selliseid lugusid nähtavasti kuulda veel ja küsivad, kuidas organisatsiooni töötajad ikkagi digitaliseerimise ja kõik need tarkvaralahendused vastu võtsid. Kas sina oled see entusiast, kes käib ja veenab kõiki? Jaa. Kuidas see käib? Meil oli ERP-i vahetus, ERP-tarkvara, see on nagu maja küttesüsteem või ma ei tea, vahetame kõik aknad ära majal, eks, et hästi suur. Kõigepealt oli see äge, et töötajad rahulolematud, et meil on vana ERP. Et kõiki asju peab käsitsi tegema ja Excelit peab ööve palju kasutama ja üldse võiks kõik olla hästi palju automatiseeritum. Siis tuli Alvar Sass, ütles, et teate, halleluuja, mul on uus ERP. Ja siis öeldi, et tegelikult see vana ERP on nii hea, et äkki me ikkagi ei vaheta või just põhimõtteliselt on niimoodi, et mul on juba kapott lahti, vahetab mootorit, eks, ja siis tulevad sõbrad ütlevad külje pealt, et kuule, Alvar, et tead, et see vana mootor, et see diisel, see tiksus ikka nii hästi, et vaata, et võttis vähe kütust ka. Et hakkas natuke hirmus. Et äkki me ei pane seda uut võimsat elektrimootorit sinna, et paneks ikkagi selle vana diisli tagasi, et selles mõttes inimeste need muudatused on kindlasti rasked. Ja mida ma olen leidnud, on see, et teinekord need kõige suuremad kriitikud, neid tulebki kuulata, nendega tuleb arvestada, ja mingi hetk, kui sa suudad ära tõestada ja natuke peab kannatlikkust olema, aga lõpmatuseni ei saa muidugi kriitikutega ka kõike kuulata, aga lõpuks on nad sinu tegelikult head partnerid ja teinekord sa leiad hoopis oponendi sellest, kes alguses oli väga positiivne, nii et sellised inimtüüpide muudatused selliseste suurte projektide juures on väga huvitav jälgida ja loomulikult see aeg on väga stressirohke. Kuidas te tagate, et andmed ja seadmed oleksid kaitstud nii küberohtude kui ka kasutajast tulenevate ohtude eest? Meil on infoturbe või siis küberturbe koolitused oma töötajatele pidevalt. Meil on ka küberturbe, ma nimetan ta šerifiks, kes tuleb keerab igalt poolt digikraanid kogu aeg kinni. Me kindlasti oleme täna tööstuses kindlasti sihtlaud või sihtmärk, et välise rünnakute poole pealt, et meil on rünnakuid iga päev, on nad siis meili teel, mida iganes, et sellised suuremaid pole nii drastilisi olnud, et ma oleks pidanud oma tootmist kinni panema, aga me väga palju
tegeleme selle ennetuse poolega, me teame, et lähema 10 aasta jooksul kindlasti meil midagi suuremat juhtub, selleks me siis paneme omale väga palju langevarjusid valmis ja tegeleme selleks, et siis võib-olla me suudame ennast ületada ja see ei juhtu 10 aasta jooksul, aga kindlasti me oleme sihtlaud, kindlasti meie seadmed lähevad targemaks, tahavad rohkem pilves käia ja suudavad sellega väljaspoolt kindlasti rohkem meile halba teha. Aga meil on eraldi selleks inimesed ja protsessid ja koolitused, et me iga töötaja, on ta koristaja, keevitaja, ükskõik kes läbib infoturbe koolituse ja väga põhjaliku, nii et selles mõttes me alustame ka sealt poolt, et keegi ei tuleks oma USB pulgaga ja vaataks, et kas see VLC playerist läheb see film tööle või ei lähe. Koristamisest rääkides, kas kõik tootmisprotsessis kogutud digitaalsed andmed on vajalikud, kas te talletate need ja millise sagedusega te neid ära viskate? No töölepingud viskame päevaga ära, eks ju, neid pole kindlasti vaja. Tegelikult on, teen nalja ja tegelikult on igale ju sektorile, me oleme ära kategoriseerinud, millised andmed meil on ja siis nendel on omad säilivusajad, säilitusajad ja loomulikult me teeme digikoristusi ka hooti ja hooajat. Et kunagi ma läksin Harju Elektrisse, siis meil oli siuke huvitav, et meie varunduse arved, mida me kasutame, olid päris suured ja kõige suurem oli pildigalerii. Tulen siis sinna, mõtlen, mis pilte me seal hoiame, et milleks neid vaja on. Meil on igast tootest on veel põhimõtteliselt 360 kraadi ja seest ja väljast, alt ja paremalt on pildid. Ja kui sa vaatad seda arvet palju, siis meie partner küsib selle varundamise eest, on päris suur. Aga me aastas kuskil 2, 3, 4 korda teenime selle tagasi, kui klient helistab, et kuulge, et teil on seal midagi väga valesti läinud. Siis me lähme võtame sealt selle pildipangast selle pildi välja, näitame kliendile, et meilt läks selline toode välja, et te peate ikkagi natuke peeglisse vaatama ja see reklamatsiooni võite nüüd küll kuskile mujale saata, nii et need andmed selles mõttes, andmete hoiustamine on küll kulu, aga neid siiski ära visata ei saa alati. Lõpetuseks, mis on see järgmine giant leap, suur hüpe, millega te võidate ilmselt järgmise aasta ettevõtte tiitli? Väga hea küsimus. No kõigepealt me teeme oma tehas suuremaks ja vingemaks ja see kindlasti väärib tähelepanu, aga ma ei oska öelda andmete kogumises, aga kindlasti mul kunagi oli unistus minna paberivabaks. Ma räägin ühe loo ära, mul näen, et sekundid küll tiksuvad ja juba näitatakse mulle niimoodi sealt tagant. Aga kunagi Alvar Sass käis raadios, rääkis Harju Elekter paberivabaks. Ja teate, me täna ei ole seda eesmärki täitnud, aga ma võib-olla ei taha ka enam päris sinna jõuda. Et ma olen nõus, et andmed paberil on hetkega vanad, sel hetkel, kui see välja tuleb, siis printerist on nad juba vanad. Aga täna me oleme näinud seda, et kui on kübertõrjeoht või jääb küberrünnaku oht, et siis tegelikult paber peal andmeid aitavad meil vähemalt 24 tundi vastu pidada. Nii et kui sa küsid, mis on järgmine suur hüpe, siis ma ütlen sulle, mis järgmine suur hüpe ei ole, ehk siis me paberivabaks päris 100% ei lähe, et need mõtted on meil muutunud, nii et mõned loosungid tuleb ikkagi peeglisse vaadata ja natukene rahulikumalt ka võtta. Alvar Sass, suur aitäh sulle! Aitäh!